Otsa teeb lahti Paavo Põldmäe, kes tuleb rääkima teemal Tammsaare Judit kui paradoksaalne müüdi kangelanna. Palun. Tere õhtust. Ma võtsin siis oma teemaks just Juditi paradoksid, sest Juditist kui näidendist ja Juditist kui ühest Eesti näitekirjanduse huvitavamast tegelaskujust on peetud isegi terve eraldi konverents. Ei ole muidugi kahtlust, et tegu on Eesti näitekirjanduse vähemalt eliiti kuuluvatest teostest kõige komplitseerituma ja raskesti tõlgendatavama teosega. Ütleme, müüdi aluspõhi ei anna veel siin täit kindlust õnnestumiseks, sest et müüt on küll draama eellugu ja müüt annab talle teatava tausta, aga mütoloogia põhjal kirjutatud draamasid, mis tegelikult ei ole õnnestunud, on võib-olla rohkemgi kui nüüd selle huvitavaid või intrigeerivaid edasiarendusi. Samas Vana Testamendi lugu annab muidugi teatava sügavusmõõtme. Ütleme, Eri Auerbachi hinnangul puuduvad näiteks antiikmüüdi kangelastel sügavusmõõtmed või kolmas mõõde, et neil on ainult selline tegevuslik ja faabulaline funktsionaalsus, samal ajal nad nagu väga meelde ei jää või nad inimestena ei arene. Vana Testament on Juri Lotmani tsitaadi, ma nüüd ütlen, ülesehituselt võrratult ebaühtlasem kui Homerose luule. Ta on silmatorkaval määral kokku lapitud, kuid kõik üksikud tükid kuuluvad maailma ajaloosse ning maailma ajalugu tõlgendavasse seosesse. Ehkki tegemist võib olla üksikute elementidega, mis esmapilgul ei paista olevat seotud, alluvad need ometi tõlgitsusele ning sel kombel tajub lugeja iga hetk religioosset maailma ajaloolist perspektiivi, mis annab üksikutele jutustustele mõtte ja eesmärgi. Kui nüüd juba tsiteerimiseks läks, siis ma pöördun Auerbachi juurde tagasi, et Auerbach on öelnud seda, et kui antiikmütoloogia või Homerose eeposed meenutavad saagat, siis piibel tegelikult välja arvatud need kõige esimesed peatükid sissejuhatavad, mis on siis tõesti ütleme legendid seal paradiisist, Edenaiast väljaajamisest ja nõnda edasi, ta muutub üha realistlikumaks, üha rohkem meenutab ajaloolist kroonikat. Ja sellepärast Judit on ka, ta ei kuulu ju sinna põhi piiblitekstide hulka, vaid apokriivade lisanduste juurde. Aga ta on tegelikult üsna erandlik, sellepärast et terves Vanas Testamendis naistegelastele, kui nüüd Eeva sealt algusest välja arvata, naistegelastel ei ole väga tugevat tegevuslikku funktsiooni. Selle tõttu Juditit võib võrrelda pigem antiikmüüdi kangelannadega, kellel ei ole sellist sügavusmõõdet, aga kes tegutsevad aktiivselt. Ja siin, ütleme, Medea on võib-olla kõige esimene, kes siin meelde tuleb, see on antiikmütoloogia kõige traagilisem kangelanna, kes nagu ohverdab kogu oma elu või panustab Iasoni poolsele seiklusele kuldvillaku kättesaamisele ja seal arvutult kuritegusid sooritab ja lõpuks tapab ka Iasoni ja enda ühised lapsed, aga teda ei karistata nende kuritegude eest, kuna ta tegutseb nagu Heera instrumendina. Ta on saanud jumaliku lähetuse ja Heera lõpuks ta ka, kui Iason teda tapma tuleb, siis ta pääseb Heera saadetud kaarikuga ja saab ikkagi nagu taevasse või jumalate seltskonda. Tõttelda Judit kaugeltki nii hirmsaid assotsiatsioone nüüd ei tekita ja selliseid asju ei tee nagu Medea, aga Juditit on palju enam võrreldud Elektraga, kes on võib-olla antiikmütoloogia kõige enam dramatiseeritud tegelaskuju. Siin teatav sarnasus
seisneb selles, et mõlemad on vankumatud. Müüdi alglugu nagu muuta ei saa ja Elektra ikkagi hävitab terve selle Atriidide valitseja soo ja põhimõtteliselt ka kogu selle Argose edasise võimaluse vaenlasele vastu panna või Argos kaotab üldse iseseisva väärtuse. Aga Elektra ei kahetse oma tegu ja ta on just selles mõttes erandlik, et ta jääb nagu ise karistamata, aga samas tal ei ole lootust ega lohutust. Siin Christian Delmas, üks Prantsuse antiikdraama uurija on öelnud, et tegelikult lunastava ohvrit toonud päästjat ülistava müüdi asemel nagu Sofoklese Antigone ja hoopis lähemane Annui ehk siis kaasaegsele, kus elu nimel saavutab võidu surmatung, on Elektra selliseks müüdiks, mis ülistab surmainglit. Kindlalt ülekohtu vastu võitlejad, kes aga ütleb ei valele rajatud ebaõiglusele, omamata seda tulevikukindlust, mis toetab piibli Juuditit, tema judokristliku usu näol ajaloolisesse progressi. Sellepärast, et Juuditi tegevusmotiive võib ju varieerida ja neid on väga erinevalt ka tehtud, aga Juudit siiski viib oma selle teo läbi ja ilmselt saavutab teatud mõttes eesmärgi, kuigi võib vaielda selle üle, milline see eesmärk on ja kas see nüüd vääris sellist ikkagi põhimõtteliselt kuriteo sooritamist, olgugi et sõjaolukorras. Ja kolmas, kelle ma olen siin välja toonud, on siis Antigone. Antigone on samuti siis antiikmüüdi kangelanna, kes valib vabatahtlikult nagu surmamineku ja jääb kindlaks oma veendumustele, leides, et nagu igikestvad tavad on olulisemad hetke poliitilistest lainetustest. Aga Juuditi müüt on muidugi andnud, ütleme, piibli Vanatestamendi lugudest võib-olla kõige enam isegi ainet erinevatest versioonidest. Siin on piltidel on siis Juudit ja Elektra ja nagu näha, ma olen siin võtnud küll täiesti erinevatest etappidest ja stiilidest, et Juudit on siiski selle maha raiutud peaga nagu võrdlemisi õnnelik või vähemalt leiab, et ta on käitunud õigesti, ükskõik kas siis päästnud oma kodulinna või siis maksnud kätte, ütleme, enda kui naise solvamise eest. Samal ajal Elektra on üksi seal oma tühjaks põletatud majas, elab võib-olla edasi, aga tema seisundit kõige paremini on väljendab see Eugene O'Neilli draama pealkiri Morning Becomes Elektra ehk Elektra saatus on lein. Juuditi versioon nüüd nii nagu Tammsaare seda kirjeldab, on üsna erinev teistest. Ta on vähe maailmakirjanduses tuntud ja teda ei ole palju tõlgitud. Aga teda on vahel peetud nagu kõige huvitavamaks. Kas kõige funktsionaalsemaks ja meisterlikumaks, see on teine teema. Aga näiteks Eesti teatriteadlane Karin Kask on öelnud seda, et kui tuleks teha antoloogia kõigi kultuurrahvaste parimate näidendiga, kus on näiteks inglastel siis Hamlet ja prantslastel võib-olla Tartüff, et siis oleks eestlastel seal kahtlemata Juuditil kõige suurem tõenäosus olla, sest et see Juuditi piibli ja mütoloogiline taust annab ka teistele rahvastele võimaluse nagu seda mõista ja samastada. Karin Kask on öelnud, et Juudit kujutab endast Shakespeare'ilikult vastuolulist näilikuse ja tegelikkuse ja dialektikast lõhestatud inimest. Humaansus ja võimuahnus, erinevate maailmatunnetuste konflikt, üksikisiku ja rahva vahekord, pseudokangelaslikkus ja tõelised väärtused põimuvad ja tõukuvad omavahel. See tähendab, et siis sellesse ühte tegelaskujusse on kodeeritud väga palju erinevaid dramaatilisi funktsioone ja see on natukene raskendanud selle tegelaskuju kehastamist ja ka selle näidendi lavalist interpretatsiooni. Teatavasti nüüd esimene lavatõlgendus, mis oli siis 100 aastat tagasi,
Draamateatris Paul Pinna lavastatud ja netipinnaga peaosas ebaõnnestus täiesti ja noh, isegi tekitas selle ajakirjanduses arvamuse, et tegu on lugemisdraamaga. Aga paar aastat hiljem, siis 1924, Ants Lauter lavastas Estonias Erna Vilmeriga peaosas, kus ta siis tõlgendas seda hoopis teisiti. Noh, Vilmer ilmselt oli ka tugevam näitleja kui netipinna ja Erna Vilmer hiljem ütles, et see on minu õnn, et midagi ei katkenud, minus ainult närvid said üle pingutatud. Et see on üks ta kõige nagu raskemaid osa täitmisi olnud. Noh, Vilmer teatavasti Stanislavski koolkonna näitleja ja esimene Eesti professionaalne naisnäitleja. Tema alati seda tegelase lahtimõtestamist pidas oluliseks ja seda läbielamiskunsti. Ja ta ütles, et just valida see õige võti Juditi kehastamiseks, et see oli ääretult keeruline. Ja noh, Juditit on mänginud ka noh, näiteks Lii Lasner ja Leila Säälik ja Kersti Kreismann ja noh, N.S. Schmidtini välja. Aga ainult Erna Vilmer ja Aino Talvi on siis nagu loonud oma suurrollid. No siin on see nüüd, et klassikaliseks tragedienniks saab ta siiski ainult teises ja kolmandas vaatuses. See on siis stseenid Olo Vernesega, milles on siis tõesti pinget ja kus on selline müüdikangelanna ei saa päris monolooge ju esitada, aga kahjuks esimeses ja viimases vaatuses, esimeses ja neljandas suurelt jaolt Judit esitab monolooge. Tähendab, teised tegelased pigem assisteerivad, täiendavad, on nagu taustaks, aga ei Osias, Simeon ega Susanna ei ole talle nagu päris võrdväärseteks partneriteks. No, Olo Vernese tapmine on muidugi antud näidendist natukene problemaatiline ja paradoksaalne, sellepärast et Olo Vernes võiks olla tegelikult selle teose peakangelane ja tema kannab ilmselt ka positiivset ideed, aga tema osatähtsus on natuke liiga väike ja selle tõttu ei saa teda ilmselt lavastada Olo Vernese nime all, kuigi mõeldav oleks ka näiteks neljanda vaatuse ärajätmine, sest et tegevuslikult ta nagu midagi ei lisa. Kuid Tammsaare on teinud üsna radikaalse müüdi dekonstruktsiooni ja teose aluseks olev piiblimüüt on tegelikult jäänud samaks. Tähendab, siin on see õnnestunud, et ta on täiesti ümber mõtestanud kogu loo, aga piibli sündmuse käik on jäänud muutmatuks. Ja pole ju saladus, et Tammsaare, ta on sellest kirjutanud, et ta käis vaatamas Friedrich Hebeli draama Judit proove ja et sai just, ütleme, Liina Reimanni, kes seal peaosa kehastas, tema mängust mitmeid tõukeid selle omapoolse Juditi kuju loomiseks ja huvitaval kombel Liina Reimann näiteks ise ei mänginudki hiljem seda Tammsaare enda Juditit. Teiste Juditi versioonidega ei olegi väga palju Tammsaare omal ühist, sarnasust on rohkem Oskar Wilde'i Salome ja Bernard Shaw Püha Johannaga. Nende tegelastega on küllaltki palju kokkupuutepunkte ja Shaw teostest on veel see näidend Caesar ja Kleopatra, mis on just peategelaste kujud on väga sarnased. Siis Kleopatra on üldse Juditi teatav analoog maailmakirjanduses ja Aino Talvi, kellele ka Judit oli üheks suur rolliks 1960. aastal Draamateatris Ilmar Tammuri lavastuses, on öelnud, et Judit on oma sisekonfliktilt võrreldav Shakespeare'i naistega. Et olin enne seda mänginud Kleopatrat. Mõlemal on ühest äärmusest teise õrnusest julmuseni ulatuv tunneteskaala. Ka valitsejannast inimeseks muutumine on neil ühesugune. Judit ka nagu neljandas vaatuses, kus teda näidatakse süüdlasena, millegipärast hakkab oma senist tegevust kahetsema.
see ei mõju päris veenvana, sest üleminek on liiga järsk. Kogu teine ja kolmas vaatus, kus ta nagu nii-öelda võrgutaja ja pärast seda tapja rollis esineb, seal ta maskivahetused on kiired, see on põhjendatud, tema tegevusrütm on hoopis teine. Võib-olla see Olaversnase tapmine ise toimub afektiseisundis, aga seal ei teki nagu sellist loogilist tühikut. Paraku viimases vaatuses see tekib. Kõige arusaamatum on see Osiase tapmise põhjustamine, sest Osias on ilmselt kõige enam andunud temasse ja esimeses vaatuses tema just veenab Juditit mitte minema Olavernese leeri ja ütleb, et tegelikult ei ole tal, Juditil patriootilisi motiive niivõrd, et ta lihtsalt Olavernest idealiseerib. Ja viimases vaatuses Osias siis selleks, et vältida sõgeda ja rumala ja oleskleva rahva hulga oma kohut, tapab ennast ise, sest et siis on rahval uus mure, et nad on pealikust ilma jäänud, aga Judit jääb ellu. See koodivahetus tuleb tegelikult ootamatult ja ma ei oskakski ette kujutada, kuidas nagu seda lavastada või sellisel kujul, nagu see näidend on ette antud. Et viimane vaatus mõjub natuke sellise kummardusena religioossele patukahetsuse ja süü ja andestuse temaatikale, mida seal näidendis nagu muidu ei ole. Nüüd peale Shaw, kes on kõige sarnasem siis autor Tammsaarele müüdidramatikuna, võib siis nimetada veel Prantsuse kõige silmapaistvamat müüdidraamakirjanikku Jean Giraudoud ja tema siis 34. aastal tõi oma Juditi versiooni. Seda ei peeta Giraudoud küll parimate näidendite hulka kuuluvaks, aga ta on ainuke, mida Giraudoud on ise nimetanud tragöödiaks. See näidend ta on õieti tragigrotesk, teda ei ole väga palju mängitud, aga seal on teatavat sarnasust Tammsaare Juditiga küll, samuti saab see kangelanna algul nägemuse, aga Giraudoud põhjendab seda tol ajal moes olnud kollektiivse alateadvusega, et Jungi teooria oli just siis nagu tekkinud ja laiemalt tuntuks saanud. Giraudoud näidendis on Betulia rahvas nagu sisendab Juditile selle nägemuse, et ta peab minema ja rahva päästma, Olavernese tapma, aga siis seal Olavernese telgis Judit armub Olavernesesse, aga tapab ta hoopiski nagu umbes Waldi Salome põhjustatuna, et pärast seda nüüd pole mõtet enam elada ja tahab ka ennast tappa, aga siis valvurid jooksevad sisse, ta peab põgenema selle Olavernese peaga, aga kui ta selle peaga sinna linna tagasi tuleb, siis ta on kangelane, kes on linna päästnud. Ja kui ta siis hakkab seda umbes samati nagu see Tammsaare Judit siis seletama, et teate, see on eksitus, see juhtus niimoodi, siis suletakse ta maa-alusesse kongi. Ja seal ühesõnaga selle näidendi tegelastest mahuliselt, tekstiliselt ja igal pool kavalehtedel on teisena nimetatud Juditi järel Jeanni. Jean on, ta süžees ei osale, ta on vangivalvur, kellele ta Judit siis seda lugu räägib. Ja Jean ütleb, et jah, mina usun seda, aga kui sa seda lähed räägid väljas rahvale, siis sind jäetakse eluaeg siia kongi. Et seda ei taha mitte keegi kuulda. Ja näidendi lõpp on jälle seal ebaloogiline. Juditile ilmub siis ingel sinna kongi, kes kuulutab ta pühakuks ja päästjaks ja siis sellega on nagu saavutatud, siis on Judit nagu leiab, et jah, et ta on see nagu taevaste jõudude heakskiidu pälvinud ja siis on nagu nõus selle vabastaja rolli endale võtma, et Johannes Semper, kes on seda näidendit käsitlenud pikalt, on öelnud, et Giraudoud kangelanna on uhke valitsus ja armastusimuline neitsi peaaegu Pariisitar, kes ei usu imesid, kuid kel on tung suuri asju korda saata. See on tegelikult küllalt dünaamiline näidend, aga ta ei lähe kaugeltki nii sügavuti isiksuse nagu süvakihtidesse kui Tammsaare oma. Tal on nagu teistsugune areng ja ta on väga palju tegevuslikum. Seal on põhjuse tagajärje seos palju lihtsam ja
Noh, nii et siis ühesõnaga Juditi neid ajendeid ja tegelaskujusid võib väga erinevalt varieerida. Ja ta paradoksaalsus seisneb ka selles, et teda ei saa erinevalt tavalisest müüdi tegelasest ei jäägitult pooldada ega hukka mõista. Ameerika draama uurija James Dianil on selline teooria, et on olemas täiuslik müüdikangelane ja ebatäiuslik. Ja võt, et täiuslik on selline ideaalne, kelleni võib-olla vaataja ei ulatu, kellega ta ennast võrdleb kui umbes nii, et mina kahjuks ei ole, aga ta nagu tahaks selleks saada. Samal ajal ebatäiuslik kangelane on ka seal kõrval, kes on nagu inimlikum. See võib, ütleme Don Quixote ja Sancho Panza näiteks. Et selles Sancho Panzas tuntakse ennast rohkem ära, aga ega väga ei taheta selline olla, et tahetakse nagu seda oma neid nõrkusi või argipäevas võib-olla kasulikke omadusi nagu vähendada ja olla rohkem selle Don Quixote moodi, aga see täiuslik kangelane on jälle väga raske olla. Aga nüüd Juditiga ennast täielikult samastada on vist väga, väga keeruline, sellepärast et seal võib olla kas siis messja või võrgutaja või patukahetseja oma. Need on kõik olemas ja ma olen kujutanud ette, et Judit ei ole ka Eestis väga palju lavastatud, aga et sellist draamaversiooni täiesti, kus esimeses vaatuses oleks üks näitleja, teises ja kolmandas teine ja neljandas kolmas. Sest need on täiesti erinevad. Ütleme näiteks Antiik- või Commedia dell'arte teatri maskivahetusega on seda lihtsam isegi tõlgendada, aga et sellest, kui Erna Vilmer ütles, et närvid said üle pingutatud, sellest võib täiesti aru saada. Nüüd, siin on Juditi tegelaskuju on veel selles suhtes paradoksaalne, et piibli tegelased naistegelased, kui nad on ka valitsejad, siis nad enamasti on passiivsed, jagavad käske ja Vana-testamendi või kangelannad, ütleme, silmapaistvad naistegelased on enamasti kõrgel positsioonil olevad isikud, ütleme näiteks Ester, kes on Ahasveeruse naine ja päästab Judit pogrommist, või siis naisprohvet Deborah või Delila, et nad ei tegutse väga aktiivselt, nad ei võta seda sündmuste juhtimist enda kätte, vaid pigem mingite asjaolude või oma positsiooni tõttu suudavad nagu juhtida sündmuste käiku. Aga Judit erineb täiesti sellest klišeest ja Ameerika piibliuurija Nancy Tischler on öelnud, et naised on Vanas testamendis kõik armastuse, iha, ärakasutamise ja vägivalla objektid. Neis on väga vähe kangelaslikkust. Nende tähtsaimad valikud ja olulisimad teod on isiklikud, muule maailmale nähtamatud ja teadmatud. Tegevusliku keskme moodustab mehe tõusutee. Ajastu nõudetele vastavalt on naised sunnitud oma elus tegutsema meeste kaudu. Ja vaat sellest klišeest Juditi tegelaskuju ka, nii nagu ta on piiblis antud, täielikult erineb. Sest tegelikult tema ei allu oma ajastu nõuetele ja ka Vana-testamendi kaanonis ei ole igal juhul poliitiliste sündmuste mõjutamine või ütleme nagu sõja lõpetamine, see ei kuulu naiste tegevuse juurde. Naised on seal kõrval, mõjutavad, aga nad ei, ütleme näiteks seesama Jeanne d'Arc oleks mõeldamatu Vana-testamendi kontekstis, sest naise roll lihtsalt ei ole väepealiku oma. Judit saavutab selle sama isegi teisiti kui Jeanne d'Arc. Nüüd, mis on veel Juditis erilist, et temas on toodud tugev hälve ja see hälve muudabki ta tegelaskujuna äärmiselt intrigeerivaks. Eesti draamas on küll Judit erandlik teos, piiblimüüti ei ole väga palju interpreteeritud ja see Ugo Raudsepa 2 näidendit on 20. aastatel loodud ja kohtumõistja Simson, siis ja Siinai tähistel. Need teosed ei ole ajaproovile vastu pidanud kumbki. Kohtumõistja Simsonit on paar korda mängitud 20. aastatel ja Siinai tähistel 2 kord või paar
noh, ma ei usu, et neid kunagi enam lavale toodaks. Neil on teatavaid kokkupuutepunkte küll Judithiga. Kohtumõistja Simson on siis nagu pigem Olo Vernese selline paroodia või karikatuur. Seal on selline kõikvõimas valitseja, kes siis otsustab elada oma reeglite kohaselt ja näidata, et inimesed on Jehova käske täidavad pigem harjumusest. Tema võimule ja mõjukusele vaatamata ei ole tal järgijaid ja lõpuks siis selle sama Delila kaudu sooritab ta rituaalse enesetapu. Kuid see teos on pigem lugemisnäidend või suurelt teolt peategelase sellistest monoloogidest koosnebki. Siinai tähistel on vastupidise hädaga, see on tegevusega üle kuhjatud. Ma ei oleks isegi seda näidendit üldse maininud, aga seal on loodud kõige sarnasem tegelaskuju Tammsaare Judithile. See on Moosese õde Mirjam, kes on seal nii amatsoon kui prohvet. Ja kes võiks olla muidu teose keskne kuju, aga ta on Raudsepale omaselt tehtud selliseks pigem nümfomaaniks ja ta samuti lõpus, tähendab kõik tegelased seal Siinai tähistel lõpus tegelikult tapetakse maha ja sellega tähendab Raudsepp püüab nagu parodeerida seda heroilist kõrgtragöödiat, aga tal ei ole midagi eriti endale asemele pakkuda, aga see Mooses ise loobub võimust ja lahkub selle rahvajuhi kohalt ja see on siis see nagu teekond läbi kõrbe, aga ta lõpuks leiab, et see polnudki üldse vaeva väärt. Eesti draamas võib veel nimetada Aino Kalda näidendit Mare ja ta poeg, kus on tegelaskuju kui ka teatav faabulaline areng on nagu sarnane sellele Judithile, aga teos tervikuna on jälle vähepakkuv ja vaevalt, et kunagi rohkem mängitakse. Nüüd, kokkuvõttes siis võiks öelda, et Eesti draamas on Judith ja Tiina võib-olla kõige eredamad tragöödiakangelased ja see on nüüd, nad on samas vastandlikud, sellepärast et Tiina on võrdlemisi üheplaaniline isik, ta tegevusfunktsioonid ja motiivid on selged, ta ei nõua erilist lahti mõtestamist ja samal ajal kui Judith on äärmiselt komplitseeritud, aga samas kui nüüd Tiinal ei ole ju mingit erilist ka müütilist tausta, aga kui nüüd mõelda, et kumb paneb rohkem, kumb köidab või paneb rohkem kaasa elama, siis see on igaühe muidugi isiklik valik, aga minu meelest Tiina on palju märksa haaravam või draama karakterina funktsionaalsem ja märksa enam õnnestunum. Sest tema tegelasfunktsioon on konkreetsem ja selgepiirilisem. Judithi tegelaskujus sisalduv võimaluste paljusus pihustab ja ähmastab tema kui draama karakteri tõhusust ja klassikalist kangelane kuvandit ta päris välja ei kanna. Vasturääkivused nii sõnades kui tegudes, afekteeritud käitumislaad, kerglike monoloogide ja arvestusliku tegevuse selge vastuolu ei lase talle jäägitult kaasa elada. Ja just see liigne komplitseeritus on takistanud tal tõusmast selle täiuseni, mis laseks teda pidada Eesti näitekirjanduse konkurentsitult parimaks draamakarakteriks, aga nagu ma ütlesin, see on igaühe isiklik valik ja kes tahab pidagu, mina eelistan Tiinat. Nii, kõik tänan.